Tere tulemast Täitunud unistuse podcasti, Timo Oja. Kohe räägime sinust lähemalt, aga kõigepealt ma räägin kiirelt, mis on selle podcasti eesmärk. Selle podcasti eesmärgiks on inimestes uuesti taasäratada see julgus eelkõige üldse hakata uuesti unistama, julgus inspireeruda teiste inimeste lugudest ja julgus viimaks tegutseda. Ja mulle tundub, et sina oled inimene, kes on julge, kes inspireerib ja inspireerub ja tegutseb. Sinust põgusalt nii palju ja selle info sain ma su kodulehelt, et sa olid 2007 kuni 2013 aastal profikorvpallur. Tahaks kindlasti sellest saates natukene rääkida, mis mõtled, mis mees sa siis olid. Sa olid 2018 said sa siis sporditeadustes magistri Tartu Ülikoolis. Sinust sai novembrikuus 2022 aastal unekoolitaja ja 2024 aastal tegid sa lausa 74 unekoolitust üle Eesti kokku. Ja. Hästi lühike, hästi põgus. Endast kirjutad sa veel hästi huvitavalt raamatus, mis siis nägi ilmavalgust eelmise aasta lõpus. Tunne ennast, mõista seda. Teejuht alateadvuse mustritest teadlikust suhteni. Ja. Mul oli au olla üks esimesi teist lugejaid ja see on ka üks põhjus, miks ma väga sinuga seda podcasti teha tahtsin. Aga sa kirjutad siin enda tutvustusest veel niimoodi. Kõik, kes veel ei tea, siis saage teada. Paljud on mõelnud, et ma olen lihtsalt influkas. Paljud mäletavad mind korvpalliplatsilt, kus nahaalsus ja vasaku käega sopsasin kolmeseid. Olen omandanud magistrikraadi sporditeadustes Tartu Ülikoolis. Pidanud erinevaid ameteid, laotööline, massöör, treener, objektijuht, müügijuht ja nüüd koolitaja, e-poe omanik ja SEO spetsialist, nagu hunt kriimsilm. Ühesõnaga, sa oled ennast ka väga huvitavalt siin kirjeldanud. Nii palju siis lühidalt sellest, mis mina sinu kohta teada sain. Lisaks oled sa ju ka aktiivne liige kõneklubis, sa vead seda eest Tallinnaseks. Nii, Timo, sõna sulle. Tere tulemast saatesse. Kes sa täna veel oled, mis siit nimekirjast võis äkki välja jääda? Mis on kindlasti oluline? Tere kutsumast, väga emotsionaalne sissejuhatus. Ma mõtlen seda sinus alati, sinus särasilme ja sina olid ka hästi suur motivaator, et see raamat saaks laivi. Et sinu see energia on nagu siuke hämmastav. Oi, nii head komplimendid. Ja, et see on niisugune huvitav. Aga siis, mis ma veel olen? No see praegu, ma arvan, hästi suur fookus ongi võib-olla need suhted. Et see raamat sündis sellest kohast ja kogu selline muu maailm on natuke tahaplaanile jäänud selle koha pealt, et varem ma ka võib-olla rääkisin rohkem toitumisest, unest, kui ma räägin nagu Instagramis, siis praegu mind hästi huvitab just see naise ja mehe dünaamika. Mis on see õnnelike suhte saladus ikkagi lõpuks? Kas siis, kui seda raamatut nüüd läbi lugeda, kas siis saab teada, mis on õnneliku suhte saladus? See raamat kindlasti sündis pigem eneseanalüüs. Et ta oli nagu siuke päevik mul. Ja siis see vaikselt nagu koorus selliseks teejuhiks, mis ma toon välja. Et minu silmis on see väga hea koht, et minu nagu elufilosoofia on selle koha pealt, ma rääkisin raamatus ka seda, et health, wealth, love and happiness. Nagu neli tugijalga ja selle peal ongi see hea elu. Eks me tegelikult tahame olla õnnelikult rahulolevad, aga me peame siis igas eluetapis tegelikult arendama ennast. Me ei saa jätta poolikuks mingit asja. Aga kas sa tunnedki, et sa oled arendanud ennast väga, ütleme 3 või 2 etapis, aga üks etapp on siis selline, kus nagu Timo ei ole eriti palju rõhku pööranud? Love ja happiness võib-olla? Ütleme, et happiness on kindlasti oli enne seda laavi armastust. Ehk siis me peame ennast, olema endas nagu õnnelikud, et me saaksime tegelikult ju seda õnnelikku suhet. Et kui me sees ei ole nagu mingid asjad nagu korras, siis me tegelikult hakkame seda projekteerima siis oma partnerile. Ja selle vundamendi ongi see, kui me loeme nagu mingid artikleid, et
eriti kui naisterahvad satuvad toksilisse suhtesse, siis see raamat on nagu sihuke hea peegel selle koha pealt, mis mina nagu endast olen nagu aru saanud, et aga miks ma ta valinud olen? Et miks ma nagu olen seal toksilises suhtes, et me esitame valesid küsimusi mõne koha pealt ja me süüdistame. Siis tegelikult see raamatu point, mis ta lõpuks nagu välja kujunes, ma saangi aru, et see ongi selline hea enese tundmise tööriist. Et ma olen hästi palju raamatut lugenud, siis raamatutel on hästi palju, kes siis on teoorias, räägib, teooria ei kõneta meid, teooria teinekord ei tekita seda sisekaemust. See peab olema nagu mingi story'ga seotud. Ai, ja sinul oli see nii mahlane, see oli lihtsalt nii nauditav, kuidas sa sidusid teooria, praktika, nagu oma praktilise kogemuse ja teooria ja sa tõid selle välja teadusliku poole ja sa tõid välja ka selle poole, mida ei ole veel teadus suutnud seletada, ometigi me paljud kogeme seda. Et see oli nii huvitav vaatepilt, just vaatevinkel, mis iganes asi. Et see oli hästi huvitav, et sina just, kes on hull teaduse vend, nagu jõhkralt, nagu sa oled mingi hull science full, mingi, et kui see on teaduslikult tõestatud, siis seda pole olemas. Nii arvasin mina sinust siis, kui ma sinu Instagrami kanalile esimest korda sattusin ja seda põnevamaks nagu läks, kui ma hakkasin nagu nägema, et sa mõtled nii ja sa mõtled naa ja ma tundsin nagu, et vau, see on nii põnev ja see on nagu, sa kirjutasid ka siin raamatus, et sa oled 2 jalaga maa peal, aga sa oled nagu uudishimulik ja tahad avastada, et see on nagu minu eest ekstreemselt põnev. Jah, see uudishimu kuidagi minus on olnud kogu aeg, et mulle meeldib nagu mõista rohkem. Ja mulle meeldib koguda mingid ideid ja siis kohandada seda oma siis peas. Et meil on kõigil omad uskumused ja kõige suurem takistus ongi, meil on see kognitiivne dissonants, ehk siis me usume seda, mida me usume ja kui keegi tuleb mingi muu uskumusega, siis meil tekib plokk ette ja see olukord, et kui me natuke seda avame, siis me suudame seda infot vastu võtta, et ma nimetan ennast nagu mõtete Robin Hoodiks, et ma tean seda, mida ma tean. Ehk siis kui mina räägin midagi, siis see info on tegelikult mulle teada ja kui ma räägin seda, siis ma tegelikult ei õpi. Peegeldus muidugi annab, aga selles mõttes minu info ei tee mind targemaks enam. Aga kui keegi teine nagu jagab mingit mõtet, et mu kõrval on võib-olla siis veel intelligentne inimene, kes räägib, siis ma hakkan nagu kohandama seda infot oma nagu nende uskumustesse ja ma vaatan, kuhu ta siis saab minna. Aga ma võin, ma õpin ise praegu ülikoolis ja on selline teooria, Mesirovi teooria, et inimesest teebki inimese see, et ta suudab mõtestada ja nagu analüüsida oma kogemust. Ja kui me nagu mõtestame oma kogemust, siis me saame teadlikuks mingisugusest osast iseendast. Ehk et see eristab inimesi loomadest ja kõigest nendest, kellel puudub nagu eneseanalüüsi võime või kogetud nagu lahti kirjeldada, siis jah, see on hästi tabavalt öeldud, et kui mina räägin midagi, siis ma räägin ju alati seda, mida ma juba tean, aga sa tõid ka välja selle, et peegeldustest me võime ikkagi saada uut infot, isegi kui me nagu info ütleme välja ja teine inimene ütleb seda meile tagasi, siis võib-olla tekib alles taipamine, aga see on nii oluline teada, et jah, et see ongi, et targem inimene on rohkem kuulaja rollis, ja see inimene, kes ei tahab nagu jagada kõike, siis tema tahab nagu rääkida, aga see tähendab seda, et ta on eelnevalt pidanud midagi omandama, et rääkida mingil teemal, Väga hea, selle mõttes, et tõike, et mul oli kunagi siuke taipamine, ma hästi palju lugenud raamatuid, üle 200 raamatu, et sellepärast ka ma nagu mingil määral kirjutasin raamatu, mis mulle meeldiks. Et teinekord inimesed kirjutavad raamatu, aga nad ei ole ise lugenudki. Seega võib-olla teeb selle raamatu natuke sukses paremaks. Jaa, see on väga hea raamat, et ma ei saa, nagu ma lihtsalt ütlen, ma ei saa seda müügitasu või midagi, ma ei ole ametlik müügiesindaja, aga lihtsalt mulle tohutult see raamat meeldis ja ma leiangi, et siin on nii lihtsalt lahti kirjutatud mingid asjad, mis on suhtes nii loogilised, mida ma olen ise 19-aastases suhtes läbi kolistanud ja lõpuks on mingi manual, kuidas nagu midagi vältida, ei peagi kogu aeg lahku minema, võib nagu, võib nii palju ämbreid jätta kolistamata, kui sa loed lihtsalt ühe raamatu läbi ja mõtestad selle enda jaoks, Aga see kogemus, et mul ükskord, kui ma lugesin, siis mul taipamine, et mis on nagu elukogemus. Ja sa ütlesid ka hästi, elukogemus tuleb siis, kui me mõtestame selle lahti. Et minu nagu raamatu lugemisega oligi see, et mul on võime
kui ma loen infot, siis ma lähen selle infoga minevikku mingisse sündmusesse ja ma saan sealt taipamise ja nüüd ma toon selle info toon selle kogemuseks, sest mõtlen oma vanaema peale, kes on 90 aastane, siis ta mõne koha pealt ei ole elu kogenud. Jah, ma saan aru sellest. Ta tahab nagu sulle kõhtu läheb külla, mis sa süüa tahad, et see ole elukogemus ja see on teinekord 25-aastased inimesed, kes on terapeut, Ants Rootslane, Raula Valkra, et nad kõik räägivad ja kõik nagu resoneeruvad tema infoga ja siis temal ongi see ka võime kuidagi, tal on oskus, tal on pärimusest tulnud võib-olla kuidagi ja nüüd me siis ja teine osa on see veel, et eksperdid ei ole need, kes teavad palju, vaid nad oskavad seletada raskeid asju lihtsalt lahti. Ja minu meelest see on mingid Jeesus Kristuse sõnad, et räägi inimesele talle arusaadavas keeles. Noh, mingi piiblivärk, et see on nagu ammu teada tuntud tõde. Ja eile kuulasin ühte huvitavat podcasti, kus üks naisterahvas ütles, et on tehtud reaalne uuring Londoni ülikoolis, et kui inimesed räägivad väga keeruliste sõnadega, isegi kui nad on supertargad, siis inimesed hindavad neid tegelikult rumalamaks. Ja kui inimesed räägivad väga lihtsate lausetega nii, et inimene saab aru, millest ta räägib, siis inimesed hindavad neid targemaks, kui nad tegelikult võib-olla on. Et nii huvitav on, jah? Timo, kuule, räägime veidi, lähme nüüd rändame ajast tagasi ja võib-olla lähmegi mitte päris sinna, kui sa olid väikene, aga sinna, kus olid profikorvpallur. Ma ei tea, kuidas Eestis on, ma ei ole kohanud selliseid profikorvpallurid või ma ei tea, mis see karjäär endast tollal kujutas. Kas see oli siis, ma tean, et sa oled rääkinud kunagi mingist BMW-st või kuskil midagi kirjutanud mingist BMW-st. Ma loodan, ma jääsin sassi kellegiga. Et kas sul ei olnud unistus saada mingit musta BMW-d? Okei, vabandust, siis on see kuskilt majalt tulnud. Aga igal juhul, kas oli nii, et raha oli lademetes, sporti tegid nagu kõvasti ja naisi oli samamoodi, et iga klubi pidu uus naine ja iga nädalavahetus algas see kõik otsast peale? Jah. Mul tekkis võimalus Eesti ligasse minna, anti kohe 7000 krooni Valka mängima, majandusbuumis. 2007. Ja 2008 võeti kohe palka 50%. Kohe läks, pidi minema 10 000 peale, siis läks 5000 eegu peale. Et sellel ajal oli see raha oli päris suur, mul oli kulusid olnud, ma elasin, Valgas oli korter, aga Tartus siis madalavahetuseks Tartusse ja siis oli ikkagi vanemate kodus elasin, et seal ei olnud enam ema isa, ma oli põhimõtteliselt ise seal, et seda raha nagu jäi üle ja sellel ajal oligi see klubikultuur, ehk siis reedel oli tööklubis näpud püsti illusioonis või Klaap Tallinnas ja panidki pidu ära ja hoopis teistsugune ühiskond oli ja oligi siuke, et ma olen eluaeg olnud võib-olla siuke enesekindel, et mul ei ole nagu ebakindlusi olnud naistega suhtlemisel. Et mõnel mehel võib-olla lähikonnas võib-olla on nagu rohkem selline asi. Et sul ei olnud probleemi minna naise juurde, alustada vestlust, kutsuda tantsule? Ja ütleme jah, et see alkoholi joobes lihtsam neid asju, et seda probleemi ei ole kunagi olnud. Ja neid, et võrdluses sinuga on nagu väga erinevad maailmad, et sa oled suhtes olnud nii kaua. Jaa, nagu ütlesin, kohe saab 19 aastat. 19 aastat. Et minu pikem suhe kõige pikem 5 aastat olnud ja siis 2 aastast pikemat suhet. Et siis selle perioodi sees, et on olnud erinevaid inimesi mu elus, kes tagantjärgi oled saanud aru ka igasugused taipamisi, et me võib-olla jõuame ka lõpuks sinna. Aga jah, Kossu elu ja oligi see, et ma põletasin seda, et sellel ajal ei olnud, meil oli TikTok ja meil ei olnud... TikToki küll. Ei mõtlen, meil Reit ja Orkut oli. Orkut ja Reit, jah. Ja see oligi see, et me ei saanud infot sealt, et kogu nagu see info, mida ma peaksin tegema vabal ajal, oli see, et mis siis võistkonnakaaslased ja mina mängisin Xboxi ja netipokkerit tavaliselt. Ja põletasin seda tervist selle koha pealt ja samamoodi ma ei valmistunud ette üleminekuks. Et minu jaoks tuli pauk oli 2013, mul oligi diagnoos miniinfarkt, pidin ära lõpetama. Tahtsin isegi tagasi minna, aga ma emotsionaalselt olin nii läbi, siis iga kord, kui ma pingutasin, ma tundsin, et ma tegin jälle südamele liiga. Ja kuu aega ei tegin ettevalmistust uuesti, sain aru, et ma ei suuda emotsionaalselt jätkata, et see vaimne stress on nii suur.
kas see on hästi oluline teema, sa räägid, et sul oli 2013 aastal miniinfarkt. Kas tegelikult sul oli ka selliseid hoiatavaid märke, signaale ette, mis tegelikult oleks võinud seda ära hoida? 2012 mängisin Rakveres Andres Sõbrale, seal oli hästi chill, koormused ei olnud suured. 2013 läksin tagasi Valka ja Valgas oli Leedu treener ja enne seda oli tegelikult, ma käisin spordiarstide vahelt, et mu pingutusega südame vasak-vatsake suurenes, siis ma pidin maha võtma nagu seda koormust. Aga olid sümptomeid jah, kõndisid 4. korrusele korteris ja siis pidin hingasid niimoodi lihtsalt ja lõpuks oligi ja see miniinfarkt tegelikult oligi diagnoos ja kui ma käin koolitustel, ma nagu natukene nagu paisutan seda asja üle. Selle mõttes, et tegelikult ei olnud tüsistusi ja aastad hiljem spordiarst ütles ka, kui ma läksin uuesti koormustesti teha, et saadad see diagnoos enda perearsti sealt paberitest välja, siis öeldi ka, et tegelikult äratavasti ei olnud, et lihtsalt sihuke keha reageeris, vereproov näitas, et trombotüüdi näitel liiga kõrge ja vereproovi järel siis pandi see diagnoos, sest neil on nagu siis kuskil seadustes kirjas või nende arsti meditsiiniraamatutest, et see. Aga kui me siit korvpallist liigume korra tagasi, kui sa olid päris väike, kas sa mäletad, et sa oleks üldse unistanud sellest, et sa tahad saada korvpalluriks? Jaa, et mul oli, ma mäletan, kui ma käisin trennis, ma käisin Tartu Ülikooli spordiklubis vaatamas Tartu Delta mänge ja siis mul oli küll see, et tahaks kunagi seal platsi peale. Ai, kui hea. Et mul oli nagu see unistus. Ma ei mõelnud kunagi sellele, mängisin seal Rocki duublis ka ja siis ootamatult tuligi kutse. Et seal Rocki duublis ka lubati kogu aeg, et saad sinna põhisatsi, vahepeal tegin isegi trenni, mul oli kunagi siuke, ma tegin koos trenni Martin Müürsepa ja Gert Kullamäega, nad olid kunagi seal satsis. Oi. Et samal ajal tegin trenni, kui need 2 legendi olid ka seal klubis veel. Et jah, oli see korvpalliaeg selline ja kõige raskem oligi see üleminek, et kui ma käisin pauk ära, oot, et ma tulin sellest mullist nüüd välja, kes ma nüüd olen siis? Okay. Et ma ei ole enam staatusega korvpallur, ma ei ole mitte keegi enam. Ma pean hakkama kuskilt nullist peale. Et see on egole väga-väga valus. Sellel ajal oligi sotsiaalmeetrid nii palju ei olnud, et praegusel ajal ära lõpetada ja siis kuulsa korvpallile kuskil laos võib-olla töötada, vaata, et siis on siuke, et valus kukkumine kohe. Ja see on meie ühiskonna poolt peale nagu surutud tabu, et on valus kukkumine minna profi spordikarjäärilt laotööliseks, müüjaks, koristajaks, mis iganes, mis on tegelikult selline humble nagu, et sa teed tööd, ausat tööd, et teenida raha, et viia nagu leiba endale või perele, on ju. Et tegelikult me oleme kuidagi nagu väärastunud ühiskonnas elama, et ausalt raha teenimine on halb. Et see on lihtsalt, et jah, nagu sa ütlesid, et ego värk, et sa nagu kukud kuskilt, et on nagu valus, on ju. Ja siis nagu ma saan aru, et siis 2013 oli sul siis küsimuste ajasta, kes ma olen ja siis 2014 panid siis 5 aastat või läksid juba 13 aasta sinna Tartu Ülikooli seda. Kas sa tegid 5 aastat järjest? Ja ma läksin tagasi põhimõtteliselt. Ma esimene aasta olin ülikoolis ära, siis kui ma lõpetasin ära, läksin 2. aastasse, sain võtta, aga oli see, said ainepunktid edasi kanda ja sain tasuta kohale. Ja siis lõpetasin baka ära ja siis läksin sealt magistrisse edasi, sain tasuta kohale, et muidu ma ei oleks sinna läinud. Mõtlesin, et davai, siis teen ära ja lähen. Okei. Kui me veel räägime täitunud unistustest, siis mida sa nagu kohe oskad öelda, mis unistused on veel sarnaselt korvpallikarjääril olnud niimoodi, et sa oled mõelnud ja see on tegelikult täide läinud? Loomulikult raamat, ma arvan, on ju, aga mis on nagu veel, mis sul tuleb, et see võis olla ka nagu väiksena mingi väike asi, minna kuskile etendusele või mis iganes? Sport oli nagu noorena, siis ikka ma olin parim mängija, et ma tegelikult noorena sain seda staatust hästi palju, et kui ma olin hea korvpall, ma olin ka nagu koolis näiteks hinnatud. Sain sõbrapäeval, sain salakirju sain palju. Põhikoolis et selle koha pealt oli nagu, mul on kogu aeg see enesekindlus olnud. Aga sa oled kogu aeg olnud populaarne poiss või?
jah, ütleme niimoodi, et ja tüdrukud on sinu järel tormi jooksnud ja salakirju saatnud. Ei, ütleme, et ma mitte seda tormi jooksnud, aga ma olen tundnud, et ma nagu ei pea nii palju pingutama. Et olnud see kooli ajal oli just, kui ütleme põhikool ja gümnaasium, kus me tegelikult hästi palju ju kogu selle sotsiaalses elus kasvame tegelikult ja areneme. Aga unistustest ma arvan, et kui ma nagu vaatlen praegu oma elu, siis ma olen kõige õnnelikum. Ehk tegelikult alates sellest, kui ma nagu sellest palgatööst tulin ära, õigemini ma mäletan 2022 novembris, kui ma olin nagu jälle sellise seisus, et pekki küll, jälle mingi karjäär lõhkes, mida ma edasi teen, kes ma jälle olen. Et käinud erinevatel ametitel, üritanud siis aru saada, et mis asi see minu jaoks siis on. Et muidu ma töötanud olengi ju, et lihtsalt teenida raha, eks. Maksta oma arveid, saada lubada rohkem endale, et kogu eesmärk on olnud kogu aeg see, eks. Et karjääris liikuda edasi ja ma mäletan tegelikult nii rääkides, et minu nagu karjääri elu tipphetk oli võib-olla 2018 mai, kui ma kandideerisin Ramirenti ja ma sain selle töökoha, enne seda ma olin objektijuht. Ja ma mäletan seda hetke, et kui ma sain ja siis ma nagu täiesti pekkis. Lõpuks sain normaalsele tööle võib-olla. Ja esimest korda ma tundsin, et ma nüüd jõudsin kuhugi. Ja see sündis tänu sellele, et ma 2018 hakkasin arendama ennast. Ma mäletan, lugesin läbi Grant Cardoni sa lõpetasid ju magistri ka 2018. Ja peale seda sa said objektijuhiks. Jah, ma olin objektijuhi amet tegelikult varem juba. Et tegelikult kui ma lõpetasin baka ära, siis ma läksin objektijuhiks. Ma olin 2 aastat objektijuht. Ja siis oligi olukord, ma kolisin Tallinnasse ja läksin ka nii-öelda siis objektijuhiks ettevõttesse ja ma olin katseajal ja lõpuks lõpetati ära, kuna siis 2018 taheti ehituspaberit, mul ei olnud mitte midagi, ma täiesti nullist nagu läksin. Ja siis oligi see, et jälle läbi ja siis ma sain aru, et issand, objektijuht ma küll ei taha enam olla. Siuke stress kogu aeg ja siis ma hakkasin kuidagi kuulama impact-teoorit, Tom Bellew ja siis hakkasin, mul ei olnud nagu mingit, et ma tahan arendada ennast. Ma lihtsalt kuidagi olin kodus. Aga kuidas see tuli sinuni? Võib-olla oligi see, et minu hing hakkas otsima siis mingit nagu väljundit uut, mingit nagu teadmist, et nagu, mis ma siis olen või kes ma siis olen. Ja siis ma nagu kuulasin, Simon Sinek rääkis seal nagu, ja siis ma kuulasin veel mingid lugusid. Sa hakkasid ühte raamatut ka rääkima, enne kui ma vahele segasin. Grant Cardonis lugesingi läbi ja siis ma ütlesin, elu on müük, ma hakkan müükariks, ma hakkan müügijuhiks. Ja sealt tuligi, et ma lugesin raamatu ära, et ongi see sportlane väga hea teenija, sportlane on hästi hea distsiplineerimisega ja tegime iga töö, kes on nagu juht ja sportlane on väga hea tööline, sellepärast, et ta on hästi kohustunud. Järjepidev ja kõik on ju, et ta motiveerib ennast ise. Ja sealt ma siis läksingi sain Ramirenti, kuna mul oli sporditaust, seal oli eelnevalt üks müükar, oli ka siis Kaarel Nurmsalu oli susahüppaja, kes võeti ka nagu niimoodi hästi nullist sinna. Ja siis Graamo rendiseadmed ka ehitati korvpallurite küles tegelikult, et siis mul oli ka ikka nagu väike õlale patsutus. Ja natuke sain sealt ka toetust, aga lõpuks kui ma jõudsin, siis ma nagu esimest korda elus tundsin, et ma olen kuhugi jõudnud. Et enne seda nii-öelda virelemine käis tegelikult. Ja siis tegelikult kui see kokkuvõtvalt ja minule jääb kõlama nii, et alates 2018 hakkas tegelikult mingi ülesmäge minema elu. Ei hakanud? Ei, no seal tuli jah, see pauk jälle. 2020 ma tundsin, et ma ei liigu edasi enam. See oli koos koroona kriisile? Jah, et õigemini ma olin Ramirentsis 2 aastat ära ja siis ma nagu tundsin, et ma kuidagi tunnen, et ma tahan midagi veel. Ma tahan kuhugi veel areneda. Ma olin nagu seisus, ma olin kliendi teenindaja, põhimõtteliselt helistad, kõik nagu sujus, tööauto, kütusekaart, kõik oli olemas. Aga minu hing nagu siis lihtsalt ei suutnud nagu rahus olla. Ja siis käis see pauk ära. Korra ma tahan nagu, kuidas sa tead, et see oli sinu hing, mis ei suutnud rahus olla? Sest ma olen nagu jõudnud järeldusena, sest ma tean, et läbi selle humandisaini näiteks ma olen nagu aru saanud. Aga tollal sa juba teadsid juba? Aga kuidas sa sellel hetkel said aru, et sinu hing... See on lihtsalt ma tagant... Mingi rahulolematus tuli sinu sisse? Jah, et oligi see, et kas see on kogu lugu, et ja ma kuulasin tegelikult neid igasuguse motivatsioonikõnelejaid juba. Ja need umbes räägisid ja kogu aeg nagu siuke käis, et siuke
teema natuke olin seotud ka võrkturundusega, võib-olla see ka pesi natuke aju. Et siis tahtsidki nagu, et ikkagi elus on rohkem ja veel kuhugi. Ja siis oligi võimalus nagu tegelikult uute kohta minna, aga siis tuli see koroonapauk ja siis ma olin nagu jälle kõik kaotanud. Jälle kuskil nullis. Ma ei tea, mis see elu praegu toob, mis toimub siin maailmas praegu. Kõik on nagu kinni pandud. Et see oli jälle siuke valus laks oli tegelikult. Egole ma mäletan seda. Aga see hetk, kus sa olidki, siis kõik on perses, nagu midagi pole. Mis hetkel siis, sa kuulasid neid ja millal siis sul tekkis idee, et ma hakkan ise koolitajaks. Ma teen ise ettevõtte, ma tulen. Kas sa olid sel hetkel juba palgatöölt ära tulnud, kui sa hakkasid ettevõtjaks või sa tegid seda paralleelselt? Tegelikult oligi see, ma läksin uuesti tööle peale seda koroonat. Ma leidsin mingid ametikohad, jälle lühiajaliselt olin ühes ära mingi 7 kuud, teisest 7 kuud. Ja siis olingi lõpuks jõudnud sellesse kohta, kus oli 2022 november. Istusin Rävala raamatukogus ja mõtlesin, et kes must saab nüüd siis, mis ma nüüd edasi teen. Oura sõrmus oli sõrmes, vaatasin, et kurat, mul on unega probleeme. Eestis on ainult Kene Vernik, rohkem keegi eriti räägi sellest unest. Et mind huvitab see teema, see on natuke ka rohkem struktuurne, kui on mingi toitumine, kus on hästi palju uskumusi, et siis hakkan siis harima ennast sellel teemal. Ja siis ma nagu tundsin, kui ma hakkasin seda tegema, siis ma tundsin, et nüüd ma olen jõudnud õigesse kohta. Nii hea tunne. Et siis ma sain aru, et peale seda ma olengi lihtsalt nagu õnnelik kogu aeg. Või siuke tänutunne, et ma saan teha nagu enda jaoks. Sest peale seda pauku, kui koroona tuli, siis ma mäletan, see ravirendi pauk tuli, siis ma nutsin voodis. Ja ma nagu endale ütlesin, et mitte kunagi enam kellegi jaoks. Et ma tegelikult sain nagu kõrvetada sellega, ma pidin edasi liikuma uute kohta ja ma sain nagu selle hästi kõvasti kõrvetada, sest kõik plaan läks ära, nemad ei saanud enam vastu võtta. Ja siis ma mäletan, hambad ristis, ma ütlesin, et mitte kellegi jaoks enam. Et ma ainult saan endasse nagu uskuda, ma saan ainult enda peale loota. Ja see oli nagu hetk, kus ma nagu sisendasin võib-olla seda, et kuigi 2 aastat läks aega enne, kui ma sain aru, et ma olen oma asja peal lõpuks. Aga see oli nagu hetk, et kus ma nagu võib-olla sisemiselt võtsin vastu, et Aga ma ei olnud teadlik sellest, ehk ma võtsin sisemiselt vastu, aga ma ikkagi olin selles ühiskonna mustris, ehk siis ikkagi leia töö endale, teeni raha, ole seal ja siis lõpuks jälle oled võib-olla seal, kus sa tunned, et sa oled jälle paigal. Ja minu hing, ma olen manifestor, oma disaini koha, et ma tahan luua kogu aeg. Mul on vaja põrevaid projekte ja minu ajaks oli see surm, kui ma nagu istusin ja tegin näo, et ma teen midagi. Keegi nagu ei nõudnud midagi mult, aga lihtsalt ma olen nagu töökohal lihtsalt arvutis ja keegi nii mööda, siis teed siukse näo, et sa nagu teed midagi, aga tegelikult lihtsalt istud nagu ja ootad, et midagi elus toimuks. Millal see ja see on nagu, ongi seotud selle motivatsiooniga, ehk siis dopamiin, et me tahame luua, me oleme tegelikult kõik inimesed on loojad. Me tahame liikuda edasi, areneda edasi. Dopamiin panebki meid elu siis motivatsiooni annab. Et kui dopamiin ära lõigata, siis me lihtsalt vegeteerime lihtsalt ja me ei taha midagi teha. Neid inimesi kuuldu põhjal on maailmas väga vähe, kes saavad üldse aru, et saab elada ka teistmoodi. Teistmoodi selles osas, et me ei pea tegema kuni surmani tööd või kuni pensionini tööd ja siis hakkama elama, sest siis on ju aega, et tegelikult täpselt kui sa kuulad oma hinge, nagu sina tegid, siis sa võid jõuda lühikese ajaga väga kaugele nii, et sa lood ja sa pakud teistele inimestele nii palju väärtust, mis teeb nende elu paremaks. Siinkohal ma kohe ka täpselt, et ma olen saanud riski võtta, et me kuule võib-olla ka, et sa ka ema ja 2 last oli, et mul ei ole lapsi ja ma arvan, see on üks sükk asi ka võib-olla, et hästi palju on need inimesi, kes mine oma teele räägivad võib-olla, aga nad tegelikult nad räägivad endast, kus nad ise on, aga tegelikult kui sul on nagu pere, sul on pangalaen, siis mehena näiteks sul peab olema ikka suurem vastutus. Ja kindlasti ja see on ülihea koht, et sa tõid selle välja, sest et öeldakse, et kõigil on ju sama arv tunde päevas, 24 on ju, aga tegelikult ei ole.
sest et inimene, kes ongi, ütleme 30+, võib-olla tal ei ole partnerit, tal ei ole lapsi, siis ta ei vastuta teiste inimeste eest. Ta ei pea kandma õlal nagu selle teise inimese eest, et kas tal on need asjad olemas, toit, ta hoolitseb ainult enda eest, on ju. Et see on küll väga-väga oluline asi, mida tuleks meelde tuletada ja nendele, kes tahavad oma elus kaugemale jõuda ja tahavad oma hinge kuulata või sellele teele järgneda, on ju, et siis teha seda omale sobivas rütmis, teha seda nii, et sul on plaan B, plaan C ja teha seda näiteks scrollimise asemel kas või 30 minutit päevas, nii et sa panustad väikeste sammudega midagi oma unistuse täitmiseks. Et see on täpselt, kellega me ennast võrdleme ja see on nagu lihtsalt nii hea, et sa selle välja tõid. Hästi oluline. Ma üritan hoida seda just humble nii-öelda inglise keeles, ma ei tea, kuidas eesti keeles, et see on nagu mul, et ma olen tänulik, ma olen sellises kohas, et aga see oleks hoopis teistmoodi näinud näiteks. Ma oleks hoopis teises kohas, et see flip the coin nii-öelda, sa ei tea kunagi, vaata, mis elu toob, et pigem ongi see, kus sa iganes sa oled, sa pead tooma rahu sellesse hetke. Et põhimõtteliselt ongi see, et kuhu me nagu tegelikult liigume oma elus, me peame saama see rahu tunde sisse. Sest muu ei ole tähtis, sest kui meil on rahu, siis meil on ükskõik mis olukorras me kogu aeg oleme nagu selles stressis ja lõpuks see stress meil tapab. Jah, number 1 põhjus kõige stress, isegi sina kui toitumisspetsialist ka, nii et tegelikult stress ületab igasugused mäkid, hessid ja ma ei tea, mingid muud ebatervislikud toidud. Une teema samamoodi, et ma turunduslikult ka nagu toon just välja seda, kuidas saada siis und stressirohkel ajal. Et see on nagu see põhikoht ikkagi. Kuule, aga kas siis, kui sa olid 2020 ja oli sul jälle see põnts, kus sa nutsid voodis, on ja sul oli nagu hästi raske toime tulla sellega, et sa olid juba elus kogenud varasemalt seda seisu, et aga kes ma nüüd siis olen, on ju. Et kas sul oli kõrval sellel hetkel naine ka? Ei olnud. Ma olingi üksi selle aja, jah. Okei, et see teeb asja tegelikult veelgi nagu, võimendab veelgi seda, sest et kellele sina oled saanud oma elus toetuda siis nendel rasketel perioodidel? Kas oledki olnud ainult sina ise ja ise nagu tulnud appi? Oled see mees, kes küsib abi, jagab sõpradega, kellega iganes? Ma olen pigem ikka üksi. Et seda ka, mida rohkem arendada ennast, siis seda rohkem saad aru, et sul ei ole mõtet nagu mingit inimest käest küsida, vaata, sest ma hästi hea nagu see siseanalüüs. Ja et selle koha pealt olin kogu aeg üksi, et oma nagu mõtet, eks need mehed nagu tavaliselt me olemegi, vaata selle, et nagu rohkem ise hakkama saada, et ma ise lähen läbi siit elust. Et see on nagu olnud jah, kuidagi see sisemine mootor. Ma mäletan, kirjutasin endale põlve peale pastakaga niimoodi, kui ma istusin koroona ajal, üritasin mingit asja siis arendada ennast, hakkasin ka õppima mingit asju, siis kirjutasin usu ise endasse. Et see on nagu siuke, mul telefoni tagataustu on ka believe yourself, et see on nagu hästi tugevalt resoneerub kogu aeg nagu sellesse, et see ise endasse uskumine. Et kui sina ei usu endasse, kes siis sinusse usub? Ma olen kuulnud seda sõna nagu laenatud usk, et elus on ikka hetki, kus eneseusk lööb kõikuma, siis kui väline ei lähe kõik nii, nagu sügaval südames oled lootnud või soovinud, on ja. Et siis, kui sul on keegi, kes usub sinusse sellel hetkel, kui sa ise ei usu, siis justkui nagu sa laenad seda usku ja saad seda kasutada, et tõusta sellest kohast, kus sa uuesti hakkad taas uskuma iseendasse, eks. Sellega kohe resoneerus lugu, mis mul raamatus oli ka, Alex Hormozi lugu. Alex Hormozi on Ameerika tuntud turundaja, kes tegi maailmarekordi raamatute müügis. Siis tema nagu rääkis seda lugu, et kus mehena siis, eks ta oli nagu partneri kõrval ja oligi siuke, et kõik raha oli kuskil äris mängus ja kõik läks vastu taevast. Ja sellel hetkel mees siis, ta oli löödud ja ütles ka naisele, et Leilale, et siis sa võid lahkuda, et mul ei ole mingit vastu, et kui sa tunned, et mehena siis tal ei olnud providida enam midagi, ta tundis ühiskonna mõttes täiesti nagu tühjade kätega nagu. Ja siis Leila võttis nagu põsest kinni ja ütles, et ma võin magada kas või silla all. Ma ei lähe su elust ära, vaata. Ja sellel hetkel ja seal videos ka lihtsalt see Alexi pilk, et ma arvan, mehed saavad aru sellest, naised võib-olla ei saa aru, aga see Alexi pilk, kui ma nägin, see, kui ta mõtles mingi aastaid tagasi sellele sündmusele,
vot see oli see hetk, kus mees sai aru, et selle naise juurest ma ei lähe kunagi ära, sest tema oli kõige raskemal hetkel minu elus. Et jaa, kindlasti see paariline kõrval, see on nagu kõige tähtsam üldse, eriti kui mehel on midagi halvasti, siis naine lihtsalt, ta ei anna nagu sellist, ta ei tohi tekitada seda tunnet, et ma ei tea, küll me hakkama saame umbes, mul on raha, et umbes, et mul on palk umbes, et ta peab ütlema, et ma usun sinusse, just see usk, et naine peab uskuma meest, imetlema meest. Et see on nagu kõige tähtsam, mida mina nagu otsin praeguses elus, ehk siis kui naine vaatab või see vaatlemine, et sul on hästi hea oskus see, kuidas sina pilgus suudad tekitada võib-olla, et mille pärast see õnnelik suhe on ka võib-olla, ma arvan, see on tänu sellele, et milline sa oled, tänu sellele võib-olla sinu mees ka, aga sinu pilgus nagu see siiras vaatamine, sul on hästi hea oskus selle koha pealt, mida ma nagu nägin sinus kohe. Ma arvan, et see tulebki sellest, et no on tegelik huvi nagu teada saada ja kui see inimene ju huvitab, siis sa ju tegelikult tahad teada, see on huvitav lugu, tahaks samamoodi, miks ma tahtsin sind siia podcasti, sest et nagu, et see arendab ka neid inimesi, kes muidu ei loe, kes muidu ma ei tea, muidu nad ei vaata midagi, aga midagi võib-olla klikib ja siis nad tulevad, vaatavad ja nad võtavad siit oma ellu, oma suhetesse midagi kaasa ja see maailm niimoodi nagu muutub väiksest nagu sammust paremaks, on ju. Et see on lihtsalt minu jaoks huvitav ja vestlustes minu jaoks äärmiselt tähtis on kohalolu. Sest et vestlust ma ei viitsiks hakata vastama küsimustele, kui ma näen, et sa ei ole kohal. Kui sa võtad iga telefonikõne vastu, kui sa võtad telefoni ja hakkad samal ajal nagu vastama midagi, ma ei ava, ma ei räägi, ma ei taha, on ju. Ja sama, et kui mina vestlen kellegiga, siis ma tahan ka pakkuda seda, et ma olen kohal ja ma kuulan huviga. Ja tegelikult see on ka üks põhjus, miks mulle ei meeldi need ettevalmistatud küsimused, sest et see paneb nagu kitsasse raami ja võib-olla jääb nii palju nagu rääkimata, mis on nagu oluline, kui me lähme nagu step by step, on ju. Nagu, et nüüd see küsimus vasta ära. Okei, nüüd see küsimus vasta ära, on ju. Kas sa kogu aeg selline olnud? Ei, kindlasti mitte. Ma olen täielik jobu olnud selles mõttes, et ma olen... Okei, mis me minust hakkame rääkima? Muidu see läheb vastupidi, aga see on olnud teekond ja samamoodi partneriga koos kasvamine, pärast, et me ei mõistnud teineteist. Kumb oli meist nagu kuidagi maailmast rohkem teada saanud ja teine, mitte alati. Teatud teemadel siis? Teatud teemadel ja näiteks mingi hetk ma sain aru, et ma pean arenema, sest et ta kasvab minust üle just nagu haridus ja mitte enesearengu mõttes hariduselt, kõigelt sellelt, kui hästi tal läks näiteks tööl, kui palju tema näiteks palka saab või kui tema on nagu magistrikraadiga insener, ta on mingi 8 taseme, mingi kutse, mingi ehitusasi, vaata, sorry. Ja siis ma tundsin, et aga fuck, ma ei ole arenenud nagu. Ma ei ole nagu, kui ma teen nimekirja, millist meest ma tahan, siis kas ma olen võrdne partner sinna samasse nagu vastu mingi teatud aladel näiteks, on ju. Mitte, et ma ei leia, et mul peaks olema, tal on magister, mul on magister, temal on see palk, mul on see palk. Mitte seda, aga ma tundsin, ebapiisavus tuli nagu üles, on ju. Ja ma tundsin, et ma pean ennast arendama. Et mis mu point võib-olla oli see, et suhetes peab nagu seda suhet vahepeal mõõtma, et ei saa olla niimoodi, et üks inimene ainult areneb ja teine kasvatab kodus lapsi, sest et see võib, kui see ei tee õnnelikuks, sest et inimene tahab ennast teostada, inimene tahab areneda, inimene tahab tunda seda, et ta on kasulik, et ta on vajalik, et ta on oluline, et nagu sa ütlesid alguses, et me oleme loojad, mitte ainult tarbijad ja inimene, kes ainult tarbib, ta hing närgub, sest et hingi tulnud siia maa peale tarbima, ta tuligi siia maa peale looma. Ma ei tea, mis mu jutu tegelikult mõte oli, aga pane nüüd siia peale tagasi, et sa rääksid, et sa tahad sellist naist, kes ütleb seda... Tahtmine on hästi halb sõna tegelikult. Okay, ma tahan saada seda. Aga vahest me tahame. Selles mõttes, et jah, meid õpetatakse law of attraction ütleb, et sa ei tohi tahta, sest et siis sa annad märku, et sul seda ei ole. Aga fuck it, mustvalges elus nagu, me tahame vahepeal mingeid asju vaata. Aga okei, kui sina ütled nii, ma kohe küsin, formuleerun oma sellest mõttest küsimuse on ju. Et sa ütlesid, et seda naist nagu selles näites, mis sa tõid, et elame kas või koos silla all on ju. Et seda, kes nagu ütleb, et ma usun sinusse, sa oled võimekas seda tegema ja sa oled veel enamaks võimeline, kui sina ise praegu mõtled, on ju.
räägi nüüd siia, Timo ja vallaline mees, sa oled 38, on ju? Jah. Et millist naist sa tegelikult soovid? Sest, et sa oled kirjutanud suhetest raamatu. Et ma arvan, üks põhiasi, mida ma praegu kokku puutud kellegiga, et kuidas ma nagu enda sees nagu saan aru või mis asi see esimene signaal on see, et see huvi nagu minu vastu, just nagu selle persooni vastu, sest mida ma nagu aru saanud, et ta peab olema huvi, et selles mõttes see, kes ma olen isiksus. Teine asi on see, et see, mis ma Instagramis olen, see on hoopis teine isiksus. Et õigemini, meil on ka maskid nagu selles mõttes, Instagram tegelikult mul on öeldud ka, et see Instagram ei ole üldse sina. Et kui ma näeksin Instagram, ma ei tuleks sinuga välja, vaata, mul on siuke asi võetud. Sest see on nagu mingi tervise mingi vend võib-olla, vaata. Aga päris on hoopis teine. Et kohtingul ei julge nagu mingit friikat süüa, vaata, et äkki. Ja umbes selline, et ei joo mitte midagi, et no, täiesti see, et ma olen nagu selle kahe jalaga maa peal, ma vana sportlane ka. Aga pigem see huvi, eks, ja ma pean nagu nägema, et see naisel ongi see imetlus väike. Et minu arust see on see kahepoolne imetlus on tegelikult hästi armastus minu jaoks. Et nagu mis on armastus, siis on tegelikult imetlus. Ehk siis see kõik, mis ta teeb, et ma nagu vaatan selle pilguga, see pilgust on tegelikult hästi palju aru saada. Ja see on nagu selline asi, et ma üritan nagu aru saada, et kas tal nagu on huvi. Sest algul võib olla see energia, eks, äge uus inimene ja siis kuidagi on mingi kokkupuuteid ja siis see kuidagi vajub ära. Aga miks see ära vajub? Võib-olla, et ei ole õige inimene. Et tegelikult on ka see, et... Aga nüüd ma korra küsin. Mina lugesin su raamatut ja siin on mitu olukorda, kus sa saad naisega kokku, huvi on ja siis vajub ära ja see ei ole ühe korra olnud. Miks on see korduv olnud nagu sinu elus? Sealt me saamegi siis minna, miks see raamat sündis tegelikult. Okei, väga hea. Et peale nagu lahkuminekut, peale 2 aastast suhet, siis oligi see, et armastus sai otsa suhtes. Kõik oli ideaalne, tülisid ei olnud, parim suhe üldse, võib öelda niimoodi. Kas ma võin vahel küsida? Kas see on ideaalne suhe, kui ei ole tülisid? Ma jõuangi sinna. Okei, super. Et tegelikult, sest see, mis ma nagu tagantjärgi see ma toon sisse vastuse kohe, et kui ei ole tülisid, näitab, tegelikult ei ole inimesed suhtesse tõsiselt. Ehk siis, kui ei ole tülisid, meie alateadlikult mõtleme, et vahet ei ole, see niikuinii või lõpeb ära kunagi. Ja siis meil on mõtet tülitseda. Arvad, et see on nii? See võib olla natuke niimoodi. No mina nagu tajudes niimoodi, et ei olnud seda hingesidet. Ja siis saigi armastus otsa ja siis ma nagu mõtlesin, et kuidas võimalik on, mis asi see on. Ja siis ma läksin hüpnoteraapiasse läbi selle, et ma sain aru, et põhimõtteliselt läbi kõik, aga me tavaliselt muutume alles siis, kui see käib pauk ja ära vaata. Me varem ei tee seda samme. Kõik me muutume, hakkame jõusaalis käima trennis, kui lahku lähme. Kõik võtavad kaalust alla ka. Ja siis see hüpnoteraapias mul oligi räige taipamine. Et see hüpnoterapeut ütles nagu ühe lause. Me vestlesime nagu meie praegu psühholoog küsis, mina vastasin. Ma ei ole psühholoog. No ütleme, et nagu sina küsid, mina vastan, eks peegeldus toimub ja siis ta ütles lause, et väike Timo tahtis oma õde ja ema päästa. Ja see oli see samas sees. Ja siis käis nagu ära, et kogu nagu see aju, ma mäleta sellel hetkel lihtsalt keris seda minevikku ja hakkas analüüsima. Ma alateadlikult olen valinud neid partnerid sama liiki umbes. Ehk siis minu filter, me räägi roosadest prillidest, ehk siis meil on filtrid, kellele meeldib punapeaga tüdrukud või mingid nagu skaalad, mingid asja me jälgime. Ja me nagu vaatame selle filtrist umbes, et issand, kui ilus naine, kui toredat juttu räägib, ta käitub niimoodi, eks. Ja siis me nagu meeldib see inimene, aga me ei oska põhjendada, mille pärast ta meeldib. Ehk siis meeldimine ei tähenda seda, kui meil tekib ärevus kõhtus, ei tähenda seda, et see on nagu õige inimene, sest tegelikult see on traumakordus võib-olla. Et me otsime alateadlikult naised võib-olla isa, aga mina siis tahtsin päästa oma ema õde väiksena, kuna võib-olla siis väiksele Timole ei olnud see keskkond nii turvaline võib-olla. Oli rohkem alkoholi võib-olla seal isa puhul.
mis oligi nagu selles ühiskonnas midagi nagu hullu, mitte midagi ei olnud, aga lihtsalt väike Timo, ehk siis väiksele lapsele on me näeme hoopis maailma teistmoodi. Ja siis see taipamine saigi aru, et oot, me ei ole mõtet süüdistada teisi partnereid, et eriti võib-olla naised, kes on rohkem tõmbavad ligi nartsisti, eks rohkem statistika põhjal. Eks me nagu süüdistame seda inimest, aga me ei esita seda küsimust, et kuidas ma valisin jälle või kuidas ma valisin selle suhte. Sest roosad prillid, jah, okei, aga alati on need märgid olemas. Alati on need märgid olemas, mida me eirame lihtsalt teadlikkusega. Kas Timo, sa murdsid mustri? Ja läksingi rännakule, jah, seal sama hüpnoteraapias, ehk siis teine asi, et see, et me saame taipamused psühholoogilt näiteks. Ma raamatus tõin ka sisse, et me saame nagu valuvaigisti sellelt, kui me käime rääkimiseks. Ta lahendab ära, et umbes aitäh, siis me mingi hetkel samas kohas tagasi. Aga me peame minema sinna rännakule, ehk siis ka raamatust räägin sellest sisemisest lapsest, ehk siis mis asi see täpselt on. Ja nii vajalik teada, nagu päriselt. Ma räägin vahepeal vaatajaga, sest et saage teada sisemisest lapsest ja teie elu muutub, kui te hakkate aru saama, mida tema sinu sees endiselt nagu vajab. Ja siis ma läksin selles rännakus, mäletan seda hetke, et minu turvatsoon oli alati siis vanaisa juures, mängisin legodega üksi. Ja mul see pilt lapsepõlvest kogu aeg oli, kui ma mõtlesin lapsepõlve peale enne seda hüpnoteraapia, siis kogu aeg tuleb see pilt ette, kus ma mängin legodega üksi. Sest üksinda oli minu jaoks turvaline. Ja siis ma läksin rännakule ja siis oligi see, et me hakkasime siis selle rännakul, mis see nagu tähendab seda, et ongi silmad kinni ja siis hüpnoterapeut siis suunava sõnadega teatud hetke, seda saab tegelikult ka lihtsalt praegu silmad kinni panna, siis pane silmad kinni, mine sellest hetke. Ja siis oligi see hetk, et kus mina siis täiskasvanu läksin selle väikse Timo juurde, mängisin temaga legodega, et kõik on hästi, ma olen siin, sa oled hoitud ja siis tuli lõpuks siis ema, isa, õde. Ja siis mina siis täiskasvuna nägin seda pilti, et nüüd on olemas. See pilt on nagu ära muudetud, et Timo on nähtud, väike Timo on nähtud, kõik on õnnelikud, rõõmsad ja mina siis täiskasvuna saan ära minna. Ja siis ma nägin neid, ma ei tea, ma ei neid nägusid, aga ma nägin nagu mingid naisterahvad, kes seisavad nagu sellest korteri trepikojast, lähen alla nagu ja seisavad kõrval, mis on nagu minu mustriga seotud nagu. Ja siis ma lähen välja. Ja siis ma vaatan ühele poole, kedagi ei ole, teisele poole ei ole kedagi, see ootamatult mingi naise siluett tuleb. Ja siis järgmine hetk see naine kallistab mind ja siis ma tunnen nagu, et see ongi see puhas armastus. Kui hea. Et see on nagu see, kuidas mina siis, ma arvan, lahendasin ära selle, aga samas elu alati paneb uuesti proovile. Et universum alati pakub sulle, et kas sa oled ikkagi korras. Aga see oli see hetk, kui ma sealt ära tulin, ma tundsin, et fuck, et ma tahan, et keegi mind ka päästaks vahelduseks. Et kuidagi nagu tuli nagu siuke väike ego välja, et muidu oli see, et kas kõik on hästi, aga ei, nüüd on minu tunded, mis on minu jaoks tähtis. Et tuli nagu väike siuke nagu tundsin, et mingi sibulakoor sai nagu ära kooritud nagu pealt. Kusjuures tõesti aitäh, et sa seda jagasid, see oli väga, ma kujutasin sinuga samal ajal ette kõiki neid asju, kui sa rääkisid, vaata. Et minu meelest see on nii ilus ja sügav lugu, mis sa jagasid, et hästi võimas. Sa tõid välja, et telefonis sul olid mingid mõtted, mis võib-olla oleks nagu hästi hea praeguseks hetkeks jagada, sest sa ütlesid, vaata, et need mustrid, mis me kordame, on ju, ja millised nagu alateadlikud veendumused või uskumused meil võivad siis tihtipeale olla nii, et me ise ei saa aru, et me ei ole neid veel endale teadvustanud. Ja, hästi palju neid teooriad on ja lugenud palju. Et siis natuke ka, mis ma nagu räägin, ka seotud närvisüsteemiga võib-olla, aga Brian Ridgway tõi välja 5 universaalset alateadlikku mustrit, mis on justkui lapsepõlvest tekkinud, traumaatilised sündmused, et trauma tähendab lapse jaoks mida iganes, ma ei tea, trauma, ma ei tea, jäätis kukub maha, see on trauma võib olla lapsele, et kõik oleneb sellest närvisüsteemist, kuidas me seda olukorda tõlgendame, kuidas meid on nagu kasvatatud. Aga nüüd siis kuule, on nagu 5 tükki. Ja kui sa võid ka panna korraks nagu silmad kinni ja mis siis võib-olla resoneerub sinuga rohkem. Et esimene on siis pole turvaline lihtsalt olemas olla. Et siis ürgne hirm enda eksistentsi pärast.
ja see põhjustab teinekord suhtes siis ärevust, usaldamatust, isegi heas suhtes. Küsimus sulle. Kui sul ei ole elus täiuslikult turvalist ja õnnelikku suhet, siis miks mitte? Teine, pole turvaline olla mina ise. Mina oma ehtsas olemuses pole vastuvõetav ega turvaline. Suhetes viib see maskide kandmise ja pideva meeldimisvajaduseni. Küsimus, mis siis, kui iga asi, mida oma suhtes vihkad, on täiuslik peegel sellest, mida sa usud end väärivat? Kolmas, pole turvaline midagi tahta. Minu soovid ja vajadused on valed või häbiväärsed. Ja küsimus, kes on see, kes hoiab need inimesed su elus? Kes lõikab endas osi ära, et nad püsiksid? Neljas, pole turvaline rääkida oma soovidest. Ma ei tohi küsida ega välja öelda, mida ma tahan, sest see toob karistuse, häbi või kaotuse. Ja küsimus, kas sa oled kunagi olnud suhtes, kus oled 100% sina ise ja räägid kõigest, mida tahad? Ja viimane, pole turvaline saada seda, mida ma tahan. Kui ma saan midagi head, läheb see kohe käest või mul võetakse see õnn käest ära. Küsimus, kas on võimalik, et iga su suhe on peegeldanud seda, mida õppisid lapsena? Ülimalt head. Ülimalt head. Et sealt nendes küsimustes on nagu see, ma arvan, see tõde. Et minul on ka võib-olla see, ma ei ole piisav. Et kui raamatust tõin ka välja, et mingid hetked, kui see ootamatult on nagu see, et eufooria, kas tema ongi see hea klapp, väärtused klapivad ja siis äkitselt kaob ära ja siis tekib see, et ma jälle avasin oma südame ja ma sain jälle kõrvetada. Et see nagu tuli mulle nagu suvel, ma arvan, nagu tugevalt ülesse ja ma tundsin seda ärevust või kuidagi siuke, et see närvisüsteem on hästi hea koht ka, et nagu naistele, et ka ju tegelikult on ju see, et mis naine nagu tunneb, kui ta saab mehega kokku, see, kas ta on temaga turvaline olla esimene asi. Ja nii oluline. Ja see turvatunne tekib ju esimene asi või pikkus, ehk siis tavapärane Tinderis, kui olla, siis alati naistel on pikkus seal kirjas. Ja see on ju eesmärgil, et kui sa oled lühem mees, palun ära pöördu mu poole võib-olla. Tegelikult see on nii karm, nagu see on nii karm, kui sa oled sündinud nagu üliägeda inimesena, aga sa oled nagu lühike mees ja tegelikult see sinuni jõuagi, sa naisena võid nii paljust ilma jääda, kui sa nagu ei anna võimalust, kui sa tunned tõmmet, sa tunned tõmmet ja kõik on nagu hea ja sa lihtsalt selle pärast ei lähe edasi, et ta on lühike, siis ära ole jobunaine, lihtsalt nagu anna võimalus. Jah, see on evolutsiooniline teema tegelikult ja sellepärast ka, et kui ma olen meeter 186 pikk, et ma olen keskmisest mehest võib-olla natukene võib-olla pikem, et aga lähikonnas ka, et ongi lühematel meestel ikka käib see nali või selle kohta, et see enda pikkuse kohta ja see on siuke tavapärane. No öeldakse meil siin ühiskonnas, et ei ole olemas koledat meest, on lihtsalt liiga vähe raha. Et see tuleb nagu sinna, et kui mees nii-öelda provide'ib, mitte ma räägin, et kõigile ei sobi, aga üleüldiselt on ja, et siis pigistatakse silm kinni pikkuse koha pealt, ma ei tea, mis iganes kohtade pealt on ja. Ja sealt ma toon ka see, et öeldakse gold digger ja tegelikult, mis see gold digger on, see tegelikult evolutsiooniline see, et kui mina sünnitan siia ilma meile lapse, kas sellel lapsel on turvaline olla? Teinekord naine heas mõttes, ta valibki võib-olla selle mehe, et see on aru saada, õige mina nagu näen seda, et see ei ole nagu, millest nagu rääkida niimoodi, et umbes Ameerikas ka mingid siuksed
teleseriaalid või need lühikesed klipid, et kui siis mees nagu üritab naisega siis rääkida, siis naine paneb ära, siis tuleb autosse, istub Lamborghinisse, siis naine nagu jookseb järgi, vaata. Et meie Eesti ühiskonnas meil on natuke teine, vaata see jälle, kui me vaatame Ameerika videosid, see on hoopis teine kultuur, hoopis teine uskumused, asjad, et me peame nagu toitumismaailmas ka, et noh, me ei saa võrrelda nagu toidukultuuri Eestis, ma ei tea, Hispaaniaga. Et see kliimad on erinevad. Ja siis Gold Digger, see tegelikult on märk sellest, et ongi turvalisus ja seal koha ma olen nagu näinud seda, et võib-olla naised, kellel on lapsi, nemad võib-olla vaatavad, no see on lihtsalt minu mõte, et see ei ole nagu, et ma tean kõigest kõike, nagu pigem on see, et võib-olla vaatlevadki selle koha pealt, et kellega ongi nagu uhkem auto, ilus maja või korter, et noh, kell tiksub võib-olla, et siis võib-olla tema on see õige. Aga appikene, ma loodan, et mitte keegi nagu ei lähe selle peale, sest et inimesed, kes näevad välja üüberrikkad, sõidavad nagu ägedate luksusautodega, elavad nagu mingites häärberites, meie ei tea, kas nad elavad miinuses või mitte tegelikult on ja, et mitte kunagi ei saa hinnata nii-öelda piltlikult raamatut kaane järgi, sest et ta võib olla täielikus miinuses pankrotis ja nagu neid lugusid on nii palju, et kui sa lähed ainult selle pärast naisena, et ta tundub sulle rikas, siis sa oled juba valel teel. Ja siis need võib-olla, kellel on naisterahvad, kes ongi, kellel laps, on siis niimoodi, et meest ei ole väga olemas isana nagu lapsele või siis nemad nagu hindavad võib-olla rohkem nagu mees, sest nad võib-olla läbi käinud selle tee, et väga raske on olnud, et nad reaalselt tahavadki nüüd meest, kellega on see närvisüsteem saab rahuneda, et ta saaks lihtsalt lõdvestuda. Et see kogemus on olnud ka täpselt, et viimast suhtes oli eriti, et ma tajusin, kui me saime kokku, siis tema nagu saigi olla lihtsalt. Et siis ma nagu õppisin selles viimases suhtes, ma õppisin hästi palju nagu mehena nagu olema, et enne seda ma tegelikult ei teadnud nagu, kuidas paari suhtes olla või mis see nagu üldse naisele tähtis või kogu see maailm oli minu jaoks tegelikult, kui võtta ära see suhe, siis ma ei teaks mitte midagi. Et tegelikult paari suhe see on ka päris karm, et siis on nagu kohe mitte midagi ei teaks. Mitte midagi, aga lihtsalt, et seda raamatut oleks sündinud. Aitäh Timo Heksnaisele, tänu kellele meil see raamat on. Jah, et see nagu on siuke hästi suur õpetus oli, miks meil see raamat teost nagu sündis. Kas ma korra segan aja poole pealt, sest ma ei vaadanud meil aega. Kas sa 57 minutit. Okei, et meil on veel natukene jäänud. Nii, mis siin veel olulist on? Ma tahaks veel rääkida, nagu ma päriselt tahaks veel rääkida. Mulle tundub, et me ei ole veel kuskile nagu jõudnud. Mina panin küll mõned kohad, mulle meeldis armastuse keeled ja ma tean, et väga paljud on juba sellest kuulnud. Milline armastuse keel sinul on? See oli ka mul tegelikult hea küsimus, et millist naist ma tahan, mida ma soovin, siis ma sain nagu ka, ma arvan, selle suvega aru, et kaaslane peab nagu nautima neid puudutusi, et ma olen ka nagu füüsiline inimene, eks see puudutused on minu nagu armastuse keel. Et sellel naisel peab olema nagu tahe või soov, vaata, me võime nagu ka, me teeme partneri jaoks asju, aga kui need ei tule tegelikult päriselt, sa ei ole see, nagu siis tegelikult ei ole loomupärane, vaata. Siis minu jaoks see puudutus on nagu hästi oluline ja see minule nagu annab nagu signaali ka, et see naine võib-olla rohkem ka endaga nagu keskmes, et ma olen ka nagu sügav inimene, hästi palju arendanud, endaga tööd teinud, eks igast terapeudid, igast konstellatsioonid, et siis ka nagu tahad nagu ka seda, et see inimene ka siis teab ka nagu rohkem enda koha pealt ja on hästi heas kontaktis endaga ja kui sa oled heas kontaktis, siis ka võib-olla siuke loomupäraselt meeldib nagu rohkem siis ka puudutada. Milline on sinu jaoks see täiuslik suhe, mida sa tahad luua? On raske nagu vastata sellele, pigem... Või mida sa tahad tunda, siis võib-olla on kõige parem lähtuda tundest. Tunda, et mis mul ka oli taipamine peale lahkuminekut, oli see, et mul on see intiimsuse atlas kodus ja seal nagu tõi välja siis see, et meil on siis... Tom Valsbergi intiimsuse atlas. Et intiimsuhtel on 3 siis tabureti jalga. On siis mõistuse side, on südameside ja siis on seksuaalne side. Ja see hinge side on see kõige tähtsam side,
mis kahe inimese vahel peaks olema. Ja see hingeside tegelikult hoiab seda suhet, kui isegi need kaks jalga. Aga kui sul on mõistuse ja seksuaalne side, aga sul ei ole hingeside, siis kui see seks hakkab ka nagu vähemaks minema, siis tegelikult see suhe laguneb ära. Isegi kui te olete nii teadlikult, te olete nagu parimad sõbrad. Te jagate kõike, aga seal puudub nii-öelda see, te olete lõpuks nagu võib-olla korterikaaslased või majakaaslased, sõbrad. Aga see hingeside, et ma näen sind, ma usun sinusse, ma ei ehitame midagi koos, loome koos, et see on nagu see kõige tähtsam. Ja see hingeside, mis mul oli veel taipamine, kuna ma olen natuke ka sellist otsinud keskkonda, kus võib olla minu taoline inimene. Ja ma mingil määral leidsin selle, eriti võib-olla sellised ekstaatilised tantsijad, grupid võib-olla taolist, et inimesed, kes kainena tantsivad, väljendavad ennast, et ja siis ma saan aru, et nendel inimestel või need kohad, seal kohastades võib olla need inimestel need, et see hingeside on kohe avatud. Et see ei vaja nagu niimoodi paari suhtes, me ehitame seda suhet, ehitame seda hingeside, et see hingeside saab olla minu arust nagu kohe ka olemas. Ja see mingi resonants peab tekkima nagu füüsikas. Kas sa pead silmas mingit nagu äratundmist määral või seda? See ongi see, et õigemini, et mul täiega meeldib, kes sa oled ja ma olen sinuga, mul täiega äge, mida sa teed praegu, ma usun sinusse, ma ei tea, loome midagi koos, ma tahan sinuga olla, ma olen valinud sinu, mind ei huvita keegi, sest sa oled äge inimene. Mul nagu tekib selline mõte kohe sellega. Ja sa oled seda oma elus tundnud või veel ei ole sellisel määral? Olengi selles mõttes, et me ei saa enne teada, mida me tahame, kui me ei ole kogenud seda. Oota, me ei saa enne teada, mida me tahame, sa mõtled, mida me päriselt tahame. Et meil on skaalad, ütleme, et meil ongi, kui me oleme mina tahan miljonär olla, ma ei ole veel seda kogenud, aga ma tahan olla, kuidas ma ei saa seda tahta? Jah, okei. Et ma mõtlen nagu selle suhte kontekstis, et sa tahad tunda armastust, aga võib-olla sa ei ole tundnud armastust. Ja sa saad nagu teada võib-olla, kui sul on nagu, ütleme, sa oled skaala esimeses otsas kogu aeg on 1-2. Ja nüüd järgmiselt tuleb nagu mingi koged midagi hästi head. Ja sa arvadki, see on kõige parem. Ütleme, seksi koha pealt, kõige parem seks. Kui tead, sul tuleb ette võib-olla kellega oli nagu. Ja sa arvadki, see on kõige parem. Ja äkki tuleb kolmas inimene, sa arvad, veel saab minna kuhugi. Selles mõttes kogemus. Et sul tekib nagu see, et ja enne sa ei tea, kui sul tuleb nagu see asi. Ja siis mina nagu olen nagu kogenud seda hingesidet, mida võib-olla viimases ei olnud. Ja siis ma tean, et mis tunne mul oli sellel hetkel. Okei, nüüd ma mõistan. Jah. Kuule, aitäh Timo, siin vaata, ma panin eile õhtul Instagrami ka väikese küsimuste kastikese ja neid ei tulnud ülemäära palju, aga tuli hea küsimus, et mis paneb sinu silmad täna särama? Ma arvangi see praegu, et ma saan nagu luua enda jaoks asju, ehk ma teen neid asju, mis mul meeldib teha. Ja see tegelikult, et kui ma saan, ütleme, karjääri mõttes teha, et ma saan nagu sissetulekut selle eest, mis mul meeldib teha. Ja see annab mulle nii tugeva tänulikkuse tunde, et koolituse eest mulle makstakse nagu sellist raha, eks. Et tunnitasu mõttes on kõrge, et siis ma teen ära, siis tunnen, et issand, kui hea nagu. Ja need, kui sa tunned nagu sisemest rahu, siis see kogu maailm on ka, et minu baasvajadus on täidetud, siis tegelikult kogu see elu ongi nagu nüüd selline, et me saame siis kogeda kogu seda, mis meil ümberringi on, kui sa oled heas kohas ka veel, siis sa tegelikult tõmbad ligi neid inimesi, keda sa tegelikult tahad. Ehk siis esmalt me peame nagu jõudma sellesse ja siis see elu nagu toob sinuni neid asju. Ehk siis see universumis külge tõmba seadusel, et umbes sa saad seda, mida sa nagu pinges oled jah, või kuidas, jah. Nii hea, ma tahaks veel küsida. No küsi. Meil on natukene, võib üle minna sul. Mis see aeg. Kas
paljude, ma olen varem teinud 13 osa, on ju, täna on 14. osa ja paljude unistus ongi seotud ettevõtte loomisega ja palgatöölt ära tulemisega. Ja kuidas sul oli nagu üldse see ettevõtlusega alustamine, et kuidas sa hinnastasid, kuidas sa üldse julgesid oma esimese koolitusest raha küsida, kas sa tegid ennem ka tasuta nagu nii-öelda koolitusi, pilootprojekte? Ütleme nüüd, alguses kuidagi mul läks kohe käima, et mul ei olnud nagu sellist tunnet, et kurat, tundub, et ei ole, et kuidagi nagu õnnestus, olid kontakte, sain kasutada mingeid riiklikke asju nagu ka ära, ma kirjutasin mingi projekte, et väga üllatavalt nagu läks nagu see asi liikuma. Aga ma arvan ka kindlasti sellepärast, et ma olingi nii palju nagu arendanud võib-olla asju, ehk siis et need erinevad turundus ja psühholoogiaks, et minu jaoks, et ma olen korvpallis, esinesin, ehk siis ma koolitajana ma olen tegelikult olnud pool elu nagu avalik esineja korvpallina, ehk siis tegelikult koolitajaks minek ja minu nagu see hingetüüp ka humandisainil, ma soovitan nagu seda testi teha, et nagu saada aru, kes sa tegelikult, mis on sinu trumbid, sest mina ütleme, et kuni 2022. novembrini ma ei teadnud, et ma olen nagu koolitajaks ja ma juhuslikult nagu hakkasin seda tegema. Just mu elus oli seisak, ma sain nagu mõelda rahus korra, et rahus tuleb hästi palju selgust. Et kui teil on nagu hetk aega, kus te korraks saate nagu lihtsalt tõmmata stepsi välja ja kirjutada endale plussid ja miinused nagu ja saada nagu see kontakt nagu tõsiselt oma sisemisega, ei ole nagu ego põhjal need otsused, sest meestel eriti tuleb ju ikkagi majanduslik seis hästi oluline, mis autoga ma sõidan. Et mina olen need ohverdused teinud, et mul ei ole autot praegu, sest see on minu jaoks kulu. Ja küll mul see ego käib ja kuradi kõnnin kuskil või suve sõidan Bolti tõuksiga, nagu, et võiks ka mul selline auto olla, aga need ongi see, et ma olen nagu nii heaste kohta endasse jõudnud, et ma ei pea kellelegi midagi tõestama. Ja need, kellel on need vinged autod on ja võib-olla neil pole aega, vabadust, ei kuula oma hinge, stressikoorma all on ju, et... Sest kui ma võtaksin liisingusse auto, mul on äge, aga nüüd ma peaks kogu aeg tegema topelttööd ja ma peaksin minema siis poole kohaga palgatööle võib-olla, et täita ära nagu seda ja mina siis olengi nagu Sinu prioriteedid on... Jah, et ma olengi tänu sellele, et hästi palju arendan, lugenud, et see lugemine on ka hästi palju nagu andnud seda suuremat pilti, et nagu, mis see elu point siis on ikkagi. Aga mis siis see elu point ikkagi on siis, Timo? Liikuda edasi, kogeda emotsioone ja areneda. Areneda, jah. Et see ongi tegelikult ju kõige tähtsamad asjad, et me kogu aeg liiguks. Et kui me oleme kohal, siis meil tekib ju ebamugavus või igavus. Igavus tekitab meil pinget. Et tervekord suhteski on niimoodi, et kui midagi pole lahti, siis me hakkame otsima seda pinget. Ja hakkame nagu näpistama siis, et nagu ma tahan mingit emotsiooni saada. Ja. Teeme elu lõbusamaks. Aga üks ja viimane küsimus veel, et mis on nüüd sinu edasised unistused? Mis on sinu edasised unistused, millega sa täna tegeled või mis on nagu sul kaugemas tulevikus? Kindlasti on meelitada ligi see inimene, kes on minu inimene kaaslasena. Meelitada ligi nagu meepott on valmis. Ei, selles mõttes, et just, et mina nagu olen õiges kohas, et ma tõmban ligi seda inimest, ma pean olema õiges keskkonnas, et kus võib olla minu tüüpi inimene. Ja nüüd, kui ma olen õiges kohas, ma olen nüüd saanud veel neid universum ikka viskab kogu aeg, et kuule, kas sa oled õppinud, et neid on tulnud kogu aeg ja siis ja just siis tabada ära nagu see, et neid märke. Ja samamoodi karjääris, eks siis ka, kui me räägime sellest tugijalgadest, eks siis Health Lab ja Happiness, siis ikka majanduslik see, et eks siis ma olen õnnelikus kohas, ma olen tervisega heas kohas, neid asju ma ei viitsi arendada, siis praegu ma hästi palju siis oma mõistusega üritan aru saada, et kus on need võimalused, kus ma saan luua väärtust maailmale, ja see väärtus, see lahendab probleemi ja selle probleemi saab hinnastada nüüd. Et kõik ettevõtlus on tegelikult probleemide lahendamine. Ja nüüd on see, et kui targalt sa siis oskad selle probleemi lahendada ja sa näed, sellel on ka nõudlust. Et kui ei ole nõudlust, siis see võib äge toode olla, aga
kaua sellega ei eksisteeri ja nii need pankrotid tulevad, sest nad ei lahenda nagu probleeme. Et me jääme liiga kinni millegisse, mis on meie armastus. Ja see on meie armastus, jah, see on meie nagu hing on seal, aga me nagu peame aru saama ka nagu sellest poolest, et kui sul nagu 3 parimat sõpra ütleb, et see on hea toode, et tee ära nagu, siis palun nagu analüüsi teistmoodi, et praegu ma näiteks õpin vibe-koodimist. Vibe-koodimine on siis, kuidas põhimõtteliselt AI-ga teha äppi või mingi taolist, põhimõtteliselt võib 2 tunniga teha mingi ideaalse asja läbi valmis juba. Et see maailm lihtsalt liigub niimoodi, et miks ma nagu lähen sisse, see on nagu järgmine, ongi see, mulle meeldib luua, ehk siis projekte teha, et kui ma leian mingi asja, mis tõesti lahendab väga suurt probleemi, siis ma oskan kõik selle asja üles ehitada. Et selle poole ma tegelikult nüüd vaatan. Tegelikult teed ettevalmistusi juba selleks. Jah, ütleme, et ma olengi arendanud niimoodi, et ma näen, ma ei tea, kas see juhtub aasta-2 pärast, aga ma tean, ma jõuan lõpuks sinna. Sest et ma olen nii palju neid külgi arendanud, ma oskan näha läbi neid asju. Et see on nagu selline asi, mis ma nagu tunnen väga enesekindlalt varsti ennast. Mõnus. Kas sa tahad veel lõpetuseks, final countdown, kas sa tahad lõpetuseks veel midagi öelda? Võib-olla siis jah, see raamatu koha pealt, et mida see aitab tuua, et tegime, see on nagu minu suhte tugitala üks nagu vundamente. Eks siis on see, et kui ma lähen suhtesse, siis on see raamat, millega nagu saab rääkida. Saab küsida neid küsimusi, saada aru endast, ideaalne samamoodi, kui on probleeme suhtes, siis me läheme pereteraapiasse, me räägime, inimesed, mees eriti veel, ta ei viitsi kuulata, kui keegi räägib. Et see raamat on nagu hea võimalus natukene saada nagu aru lihtsalt, et kui sa ei olegi valmis tegema neid samme, siis minu arust see raamat nagu on väga hea nagu lihtne soode lähenemine sellele, kuidas nagu enda sees saada nagu vastuseid. Ja kui sa saad enda sees vastuseid, tegelikult sa saad aru ka teise. Ja nüüd, kui me saame mõlemad aru üksteisest, siis me ei süüdista enam. Me saame aru, miks ta reageerib sellises olukorras, miks ta nagu ärritub, miks tema närvisüsteem nagu tahab rünnata või miks see närvisüsteem nagu lihtsalt paneb shutdowni ja lihtsalt, kui räägid tunnetest, sa lihtsalt hakkab vaigutama ja lihtsalt tahab ära minna joosta. Et me hakkame nagu saama aru, et kuule, sa oled selline, et aga nagu proovime sellega tegeleda, et mina olen selline, sina selline, me kastusime niimoodi. Ja siis ta toobki rohkem rahu suhtesse. Ja kui meil rohkem rahu, siis on rohkem aktsepteerimist ja see nagu võtab ära selles eluvaldkonnas, sest suhe on ju kõige tähtsam tunnete, emotsiooni mõjutaja. Ja kui selle saab korda, siis ongi see tugijalg on nagu tugev. Me teeme teadlikult valikuid, elu küll kontrollib kogu aeg meid, universum peab proovile, aga me oleme rohkem teadlikult oma nendest kohtadest. Ja see lõpuks ongi see, kus me tahamegi rohkem rahus olla ja tunda nagu rõõmsamalt, õnnelikumalt. Indeed. Sa oled siia kirjutanud ka, et mida see raamat sulle annab, et see algab nii, et see ei ole õpetus, see on aus ja sügav teejuht. See aitab sul mõista oma mustreid, eriti neid, mida märkad alles siis, kui juba valutab, näha kulisside taha, miks teine inimene käitub nii, nagu ta käitub, ehitada side, mis põhineb turvalisusel, mitte vajadusel või hirmul, luua ausaid vestlusi, eriti teemadel, millest paljud vaikivad ja õppida tundma iseennast läbi suhte peegelduste. Et sul oli kuulajale kingitus ka teha, et me arutasime, et me võiks välja loosida raamatu, siis nende vahel, kes on selle podcasti osa ära kuulanud ja võtavad võib-olla, kirjutavad siis äkki Instagrami kommentaaridesse mingisuguse väärtusliku nõuande nipi või peegelduse või teadmise, mis tänasest osast nad said. Jaa, päris hea point. Ja siis kirjutame, kus sa paned selle Instagrami või? Paneme Instagrami jah, et seal on seda loosi kuidagi mõnusam teha. Ja siis seda raamatut saab osta ju Rahvaraamatust, tellida e-poest, sul oli vist see link
jah, et e-poes on Rahvaraamatus, mul on Fienta link ka veel, et Jah. kui panna tunne ennast, mõista teda Fientas, siis sa ka tegelikult jõuad sinna raamatuni. Ja sul oli ka e-raamat olemas, kes see... Ei, seda praegu ei paku. Seda ei ole. Seda praegu ei paku. See pigem Okay. ma tahan, et inimene ja ikkagi praegu loeb seda, kunagi tuleb audioraamatud välja, et sellega tegeletakse, Väga lahe. et jah, aga tore, Merili. Tore, Timo. Okei. Sai nagu avatud asju, mida ma nii kõvasti ei ole avanudki. No mul oli tore vestlus ja mul tundub, et tõesti tahaks selle part 2 teha, vaata, et see on nii huvitav. Igal juhul aitäh, et sa võtsid ette, tulime siia Huubi. Aitäh Huubile ja aitäh Eerik Annusele, kes lubas meil siin Huubi ruumides podcasti salvestada. Ja järgmiste kohtumisteni. Aitäh sulle. Aitäh.